mina olen Andri, ma mängin akordionit. Minust paremal on Merliin, kes mängib viiulit. Lavaldaga on Anna-Liisi ja Külli mängib saksofoni. Et enne kui me alustame, räägitakse natuke kontserdi ülesehitusest. Et igaüks tutvustab meist ennast ja oma pildi ja mängib ühe soololoo. Pärast soololugu räägib esineja siis väikse lõigu järgmisest loost, mille me mängime siis neljakesi. See kontsert on siis meie loovtöö. Me alustasime seda juba 7. klassis ja oleme sellega siis palju vaeva näinud. Kontsert oleks tegelikult pidanud toimuma juba kevadel, aga koroona tuli vahele. Palume teil panna oma telefoni kontserdi nautimiseks häälete peale ja kuulamist siis. Nagu enne mainitud, et siis minu nimi on Andri. Ma õpin siis kohe muusikakoolis 8 aastat. Muusikakool kestab tegelikult 7 aastat, aga ma otsustasin teha lisaaasta. Õppisin siis alates 3. klassis klaverit isapidina, käisin solfeesso ja muusikaalatundides. Olen siis võtnud osa paljudest konkursitest ja saavutanud häid tulemusi. Akordion on klaavpill. Esimene akordioni taoline pill tehti siis aastal 1821. Akordion on 2 sorti. Klaavakordionid ja nuppakordionid. Akordionil on veel bassid, mis on siin vasakul pool, ja registrid, mis muudavad siis pillitämbrit. Nüüd ma mängin Tiit Kalluste loo Pirmalised. Samanimelisele filmile.
nimetatakse pitsicatoks. Viiul on raske kill nende jaoks, kes seda ise mängida ei oska. Muusikakooli läksin mina juba lasteaias, ehk siis alustasin eelklassis ja olen käinud muusikakoolis 8 aastat. Muusikakooli astudes oli meid umbes 10 tükki. Aastate jooksul veel lisandus meid juurde ja 7. klassi lõpuks 2019. aastal olin mina ainuke lõpetaja. Ega mina tegelikult muusikakoolis ei tahtnud ega käia, sest õpetaja oli päris karm. Aga pillimäng on tegelikult üks väga mõnus ja rahustav tegevus ja mul on hea meel, et olen selle teekonna läbi teinud. Nüüd esitan koos õe Melaniga 2 pala, Time to Say Goodbye, Francesco Sartori ja My Heart Will Go On, James Horner.
filmile Tango Bar. Laulu pealkiri on hispaania keeles ja tähendab tõlkes peajagu ning viitab hobusele, kes kaotas võiduajamise napilt, olles konkurentist vaid pea võrra taga.
meeldis klaveri kõla ja meloodiad, mida siin pildil esitada rohkem. Lisaks klaverile on siis muusikakoolis kohustuslik ka solfeggio, kus õpetatakse teooria poolt ning hiljem siis lisandub muusikaajalugu, kus keskendutakse muusika ja heliloojate ajaloole. Ja soovi korral saab valida lisapilli. Natuke klaveri ajaloost. Ma arvan, et klaver on teile kõigile tuttav, sest et see on ilmselt maailma üks tuntumaid pille. Mõtleks, et klaverit pole iseenesest raske õppida, kuna sa vajutad klahvile ja hääl tuleb, et sellest see ei ole ju väga raske. Aga mis on tähtis? Tähtis on see, kuidas sa mängid klaverit. See tehnika, ma mõtlen, et väga tähtis on mälu ja sõrmede ja see mõtlemine, et see anda ja see pedaalile kõik see, et teised pisidetailid, need lisanduvad hiljem. Ja natuke veel siis igat ajalugu teile. Klaveril on palju sugulasi, näiteks on tema sugulane klavikord, klavessiin ja spinett ja samuti tänapäevasemad kõik igasugused süntesaatorid. Tänapäeval ongi siis klaverid peamiselt kahte tüüpi. On suured tiibklaverid nagu see ja on siis ka väiksemad pianiinod. Ja peamine erinevus ongi nende suuruses ja kõlas. Ja levinud on tänapäeval ka elektriklaverid. Ja ma arvan, et see on kõik. Ning ma mängin nüüd sonaati ja autor on Clementi.
emotsioonil. Ja lõpetuseks ma ütleksin, et Take Five on selline hästi lõbus ja meeldejääva meloodiaga ning see on üsna rütmikas pala.
teile, et olite siis nii tore publik ja kuulasite kannatlikult terve kontserdid ära ja me soovime teile ilusat õhtut. Ma tahan ka aitäh öelda teile, väga äge oli.